Tere kõik sourdough entusiastid! Olen pannud kokku ühe kiire video, kuidas valmistada kodustes tingimustes hapusaia. Käärime käisid üles ja teeme põsed jahuseks ning hakkame pihta. Esmalt siis kaalume asjad. Mul on siin juba jahud on välja kaalutud. Sourdough starter on mul 3 aastat vana. Aga see siin on nüüd siis nii-öelda toidetud juuretis, millest ma pidin alguses tegema üldse pitsat. Aga kuna nädalavahetus tuli vahele, siis ma pidin lihtsalt selle toidetud juuretise külmkappi panema. Ja nüüd ta oli seal külmkapis 3 päeva. Vaatame, kas sellest saab üldse asja. Ja nagu nägite, siis olid ka kogused välja toodud protsentuaalselt, ehk et ma kasutan siis pagari protsente. Vesi on mul 30 kraadine, kuna temperatuur toas on siuke 20-21 kraadi ja kuivainet ja üldse tooraine on ka natukene jahedam, siis see 30 kraadi on siuke okei. Kasutan siis täisterajahu ja siis tavalist nii-öelda nisujahu. Ja esialgu ma kohe soola, nagu te näete, ei lisa taignasse. Segan niimoodi, ma ei tea, 2-3 minutit maksimum, et ei oleks ükseid jahutükke kuivasid, nii-öelda käntsakaid seal taigna sees. Lihtsalt sõrmedega algul ühtlaseks massiks ja siis proovin selle kausi küljest kõik raami kätte saada, et mulle ei meeldi, kui seal midagi kuivama hakkab. Ilusti puhtaks, kausi ääred ka puhtaks. Alguses see taigen ongi natukene siuke kleepu, võib-olla siuke ebameeldiv. Osad kasutavad mingit taigna segamis, ma ei tea, mingisuguseid pulkasid ja asju, aga mina seda ei tee. Kõik käib käsitsi. Tšekkisin ka temperatuuri, et nägite ise, et 30 kraadi oli vesi alguses, et juba on nii-öelda taigna temperatuur langenud siin paar kraadi, aga see on täiesti okei. Nii, lähme edasi. Siin ma juba kaalun soola. Kasutan meresoola. Ei ole mingit jodeeritud soola, ei ole mingit Himaalaja soola, vaid tavaline, ma ei tea, see vist peaks mingi Itaalia sool olema. Ja kasutan törtsu kuuma vett, et lihtsalt see sool ära lahustuks paremini. Segan ta kiirelt läbi. Ja kogu see soola kogus läheb sellele taignale, mis on nüüd seisnud siis pool tundi mul laua peal. Ei ole teda kuskile sooja viinud, et temperatuur veel on tal täiesti okei. Jah, kergelt on ta siis juba nagu kuju muutnud, et natuke rohkem laiali vajunud see taigen. Kauss ilusti puhtaks, kõik sool, mis seal kausi äärtes on, ka jõuaks ilusti sinna. Ja siis sõrmedega hakkangi seda soola veesegu sinna sisse masseerima nii-öelda. Ja juba proovin ka teha väikest, mismoodi see eesti keeles siis on, venita ja voldi tehnikat, stretch and fold. Ja seda ma teen ka siin siuke paar korda, et kui te tunnete sõrmede all seda soola veel, siis sellest ei ole väga hullu. Teete paar seda venitust veel ja küll see sool sinna ilusti sisse ära sulandub. Ja muidugi jälle kausi ääred puhtaks ja 30 minutiks jälle kile alla puhkama. Minutit möödas, kile maha ja hakkame tegema esimest stretch and foldi.
venitaja paki. Eesti keeles kõlab kuidagi huvitavalt see. Proovin juba 2 käega teha, aga no ei õnnestu väga hästi, et 1 käega tuleb ikka seda kausikest kinni hoida. Tõmbad ühelt poolt, teiselt poolt midagi kartma ei pea. Kui tunned, et hakkab taigen nii-öelda käte all rebenema, siis võta natuke õrnemalt ja võib-olla natuke rohkem seda taigent korraga kätte, et venitada teda. Ja kasuta kindlasti sooja või sükest leiget vett, et taigen su käte külge väga kinni ei jääks. Ja iga kord proovi talle anda seda pinget sisse, et lõpus see on väga-väga määrav koht, et tekiks see oven spring ehk et see kõrv nii-öelda, mida kõik taga ajavad. Ja jällegi, kile peale 30 minti puhkamist ja nii ma kordan seda 3-4 korda. See kõik oleneb sellest, et kui soe sul toas on. Suvel näiteks kindlasti teen ma ainult 3 korda, vahest võib-olla isegi saab 2 hakkama. Ma natuke kiirendan seda protsessi, et vist ei ole väga huvitav vaadata seda. Ja vahepeal katsun ka temperatuuri ikkagi, et mis ta siin näitab mul. 25 kraadi, see on väga okei. Kui hakkabki liiga maha jahtuma, mul on tean, et kasutatakse väga palju seda vannitoa põranda soojendust. Ja nüüd ongi näha, et juba on 4. pakkimine käsil, venitamine. Ja taigen hakkab juba enda loomulikku kuju võtma. Ja kogu aeg püüan teda voolida siis ühtlaseks palliks. Aga kogu aeg tuleb meeles pidada seda, et see pall tekiks nagu ühtepidi. Et ei ole nii, et ma kõigepealt lükkan nagu sissepoole ja siis pärast võtan taigna ja teen nagu teistpidi vastu seda palli. Et kogu aeg peab tekkima see ühtlane, ühesugune. Ja viimane 30 minutit puhkust kausis ja pärast seda hakkame siis pre-shape ima ehk et anname talle esialgse kuju, kaalume ära. Paneme natukene täistera nisujahu lauale. Mulle meeldib täistera nisujahuga teha seda. Kuidagi jääb mõnusam. Kui panna seda tavalist nisujahu, siis see kuidagi kaob sinna nii kiiresti ära ja ühesõnaga see täistera nisujahu on kuivem. Ja hoiab ära selle kleepumise nii. Võib ka muidugi täiesti piserdada vett sinna laua peale ja siis nii-öelda täitsa 0 lisajahuga teha. Kaalun umbes 880 grammised pätsid. No enam-vähem silma järgi teen pooleks. Ja taigen on veits kleepuv, aga pole hullu. Ärge väga palju jahu lisage, sest kogu hapusõia pidu käib siis selle hydration leveli või protsendi üle, et kes rohkem nii-öelda suudab vett oma jahu sisse ära segada. Aga noh, see läheb juba siin, osad teevad mingi 120% vett, et see on, jah, milleks. Ja jällegi proovi panna taignasse nii palju pinget kui vähegi võimalik, aga jälgi seda, et pealt ei hakkaks taigen rebenema. Ehk et see gluteenivõrgustik ei tohi üle töödelda seda. Tuleb proovida saada selline mõnus siidjas pealispind sellele. Nii, pätsid on valmis. Jälle kile peale.
ei kasuta riidest rätikut või mingit märga rätikut, mulle meeldib toidukilega. Peale 30 minutit puhkust valmistan ette oma panetoonid, ehk et siis need kergituskorvid. Neid kindlasti teate, kust poodides saab, ei hakka siin kellelegi reklaami tegema. Võtan tavalise köögirätiku, puistan natukene täistera nisujahu sisse, et pärast oleks peale külmas kerkimist oleks seda lihtsam sealt kätte saada. Olen ka otse sinna ilma rätikuteta teinud, siis jääb lihtsalt muster palju tugevam ja ilusam, aga võib juhtuda see, et ei saa teda väga hästi kätte sealt. Ja hakkame shape ima, ehk et anname saiale kuju, venitan võimalikult palju. Siin väga ei oskagi nagu midagi kaasa rääkida, lihtsalt vaadake, kuidas see tehnika käib. Ja jällegi ainuke asi, mis siin saab juurde öelda, on see, et hästi palju seda pinget sinna sisse saiale saaks. Et kui sinna vormi panna, siis sai ei tohi olla siuke lödi. Ta peab olema siuke konkreetne, tugev, mõnus ja veel surun siit otsad ka veel kokku niimoodi, et jääks neid auke sinna väga. Ja proovin veel siit veel seda juurde anda, seda pinget. Nüüd on siit pealt poolt ka üks kaader, kus saab siis näha, kuidas ma seda kokku pakin. Algus on siuke ümbrik, siis on kerge õmblus, hõlmad kinni nii-öelda. Ja siin siis näete, kuidas ma teen nii-öelda ümmarguse kujuga selle pätsi, sest et mul on üks on piklik vorm ja teine on ümmargune vorm. Jällegi krabaga lükkan võimalikult palju seda pinget sinna taignasse. Ja jälgida siis seda ka, et ikkagi taigna päts läheks nii-öelda tagurpidi vormi. Et homme, kui küpsetama hakata, siis lihtsalt keeratada tagurpidi välja sealt ja tõsta plaadile. Tsipake peale veel täistera niisujahu, et rätiku külge ei hakkaks. Pakin ilusti ära, kuskilt väga mingit õhku ligi ei pääseks. Kilekotiga mulle ei meeldi mässata. Kile võib hakata sinna taigna külge ja siis pärast kõik kohad tainast täis. Nii, mis siin ikka? Taigen läheb, pätsid lähevad kerkima külmkappi. Järgmisel päeval pane oma ahi maksimum võimsuse peale. Minul on see 250, võib-olla mõnel on siin 260, 270. Võta viimast oma ahjust. Ja ei pea olema ventilaatoriga režiim. Võib olla see alt ja ülevalt kuumutus. Taigen on siis kerkinud, kui vajutada talle natukene sõrmega peale ja ta tuleb sulle põhimõtteliselt kohe nagu tagasi vastu. Siis on taigen okei. Ja joonista peale enda lemmikmuster. Kasutan siletti. Teen sükse levinud viljapea motiivi siia peale, ei hakka mingid lillekesi ja liblikaid tegema. Ja lõikan sükse korraliku sälgu sinna sisse. Kasutan siis pitsa kivi peal küpsetamist, open bake nii-öelda. Nagu näete, seal ahjus on üks plaat pandud ülemise riiuli peale. Et see siis päästab seda saia pealt ära kõrbemast. Ja kasutan ka all plaati, kuhu ma kallan skeedu vee. Panen niimoodi, et enam-vähem see plaat oleks kaetud. Ja see annab siis kogu selle küpsemise, esimese 20 minuti jooksul küpsemise ajal auru.
ärge kella vaadake, see on mul vale. Ma ei hakanud kell 5:25 seda küpsetama. Ja läks 20 minti. 20 minti läbi. Võtame aurukatla välja. Auru meil rohkem vaja ei ole, ülemine plaat jääb ikka sinna. Vaatame, väheke on juba värvi hakanud võtma, mõnusalt on sai lõhki löönud. Ja kütame veel 15-20 minti. Nii, sai on ahjust väljas. Mul läks veel 5 minutit juurde sellele 15-le, ehk et siis kokku küpsetasin 20 auruga ja 20 ilma auruta. Mina ei suuda saia külmalt, kui mul on soe sourdough päts laual, siis mina ei suuda seda oodata mingi 2-3 tundi, et ta ilusti maha jahtuks. Mul läheb kohe nuga sisse ja hakkan nautima. Tehke seda teiegi.